Läheme päevakorraga edasi. Järgmine esineja on Kersti Markus, kes on Tallinna Ülikooli humanitaarinstituudi professor, kunstiteaduse doktor ja keskaja ajaloo uurija. Tema peamisteks uurimisvaldkondadeks on visuaalkultuur ja poliitiline ajalugu Baltimaades ja Skandinaavias. Ja tema ettekande teemaks, miks ehitati esimene katedraal Lihulasse. Nii, tänan ja mul on väga hea meel, et kõik töötab. Eriti kuna ma olen kunstiajaloolane, et siis oleks tõeline õudusunenägu, kui ei oleks pilte. Kui te vaatate minu ettekande pealkirja, siis tekib küsimus, et kas ma olen õiges kohas. Sest see oli ju, me räägime eestlastest, omal maal, omamoodi. Ja nüüd olen mina mingisuguse sellise teemaga, et miks ehitati Eesti esimene katedraal Lihulasse, nagu vaataks seda vallutajate perspektiivi. Aga ma luban, et ma jõuan eestlasteni. Lihula piiskopi kaudu. Ja oma ettekandes, mis tundub nagu väike, et me räägime ühest kohast, aga selle kaudu ma avan teile laiemad probleemid, mis mõnes mõttes nagu sõlmivad ka kokku kolmes eelnevas ettekandes välja toodud küsimused. Ja ma teen seda sellisel moel, et saate jälgida minu mõttekäike ja vaatame, kas me jõuame koos samale tulemusele. Lihula piiskop, kui me räägime katedraalist, ma panin meelega sellise pealkirja. See tundub meile midagi suurt ja vägevat, aga katedraal on ju piiskopi kirik. Ja isegi kui ta sellel perioodil on väga niru välimusega, siis ikkagi piiskopil peab ju kirik nagu olema. Lihula piiskop, see tundub olevat päris müütiline tegelane. Ja vaataks siis neid väheseid allikaid, mis teil siin samas on ka välja toodud, et mida me tema kohta teame. 1211 on tegelikult maagiline aastaarv Riias. Ja me teame tõepoolest Henriku kroonika kaudu, et siis Riia piiskop Albert pühitses Eestimaa piiskopi Teodoriki. Hilisemast allikast, 1213, paavsti kinnituskirjas saame teada, et seal olid ka need samad saksa piiskopid, kes on ka siin mainitud, Ratzeburg, Verden, Paderborn. Aga nüüd Eestimaa piiskopi nimetus tõepoolest esineb paavsti kinnituskirjas, ka teistes kirjades seal, Henriku kroonikas, aga kust see Lihula piiskop siis nüüd tuleb? See ürik on dateerimata, aga see käsitleb Lätimaa jagamist Riia, piiskop Alberti ja mõgavendade ordu vahel. Ja otsuse kinnitavad 4 piiskopi. Albertit siis enam Riias ei ole. Ta tuleb kevadel, ta on suvel ja siis sügisel lahkub. Ülejäänud piiskopid, kellega koos tuli, jäävad kohale. Ja need 4 piiskoppi, need 3 saksa piiskoppi, kes tegelikult pühitsesid selle Eestimaa piiskopi ja siis korraga ilmub seal esimest korda allikates Lihula piiskop. Miks see on äärmiselt oluline? Selles mõttes, et antud juhul on tegemist dokumendiga, mida kinnitati. Me eeldame, et Lihula piiskopil oli pitsat. Kui me räägime Eestimaa piiskopist, siis on see, nagu enne ütlesin, see on Henriku kroonikas mainimised, see on paavsti kirjades mainimised, aga meil on ainult üks dokument ja seal on Lihula. Ja just, et me saame selle dokumendi ka paika panna, kuna piiskopid, need saksa piiskopid tulid Riiga 1211 kevadel ja 2 neist lahkus jääminekuga 1212 kevadel. Seega julgen ma tuua välja sellise võrdluse. 1211 on meil Lihula piiskop.
Nüüd paneks selle natuke laiemasse konteksti. Nagu ma ennem ütlesin, see 1211 on oluline aasta. Albert on Riias ja ta pühitseb siis Riia katedraali uue asukoha. Vaataks korraks seda kaarti, et tekiks ka nagu arusaamine, et mida see Riia siis endast nagu kujutas. Et meile võib-olla Eestimaa poolt vaadatuna, näeks, et Saksa ristisõdijad seal Riias, et kui suur ta siis õieti oli ja jääb mulje, et võib-olla neid oli ka väga palju. Kui me siin nagu näeme, siis jah, seal on piiskopi maja ja kirik, see number 1 seal, ordumeistri maja ja kabel seal kõrval, mõlemad ilmselt puust, ja siis linnakirik, Peetri kirik number 3 all, ka seal lähedal. Moodustavad sellise väikse kompaktse üksuse ja see oli ka mingi esialgse müüriga piiratud. Ja nüüd 1211 suvel, kui kõik seal nagu need olulised sündmused meie jaoks toimuvad, pühitsetakse siis uus katedraali asukoht väljapool linna piire, see on näha, et ambitsioonid on korraga väga suured. Ja mis on nagu huvitav, et 1212 keisri kirjas mainitakse Riia peapiiskopi. See on jälle midagi, mis on senises ajalookirjutuses kuidagi nagu vaiba alla pühitud. Et korraks ta tuleb esile mingi Alberti ambitsioon, aga mida sellega nagu peale hakata? Seal on siis Riia peapiiskop ja Eestimaa piiskop koos. Ja nüüd, kui panna veel sellesse konteksti, et need 3 saksa piiskopi olid keisri lähikondsed, siis hakkab midagi juba aimduma. Et tõepoolest Albert tahab saada peapiiskopiks ja selleks, et olla peapiiskop, on vaja alluvaid niinimetatud sufragaanpiiskoppe. Ja sellesse konteksti sobib päris hästi, et samas 12 talvel, ka jaanuaris, on ordu tahtnud veel paavsti käest, et määratakse piiskop Sakalasse ja Ugandisse. Ja kusjuures, kui vaadata, et kus siis see ristimine seal parajasti toimub, siis just Viljandis. Aga paavst ei lükka seda tagasi, vaid ütleb, et see piirkond ei ole nagu veel küps selleks. Sisuliselt, et see võib olla kohtlik. See on nagu hea meelde jätta, et korraga Lihula piiskop on paigas ja siis tahetakse tegelikult ka veel teist piiskopkonda. Siit kokkuvõte. Eesti ei ole ristiusustatud, aga Lihulas on piiskop. Ja nüüd tuleks välja. Tuleks laiemasse konteksti. Mismoodi käib piiskopide määramine? Ja minu meelest on nagu suurepärane paralleel tuua meile Hamburg-Bremenist, kus on peapiiskopkond, aga mitte ühtegi alluvat piiskoppi. Ja 948. aastal määratakse siis Jütimaa, on see Taani poolsaar, määratakse sinna korraga ametisse Riibe, Schleswigi ja Aarhusi piiskopid. Ja tähtis meie kontekstis on see, et Taani sellel hetkel ei olnud ristiusustatud. Ja nüüd on see, et me võime seda tõlgendada, et tegemist oli missiooni piiskopidega selleks, et nad hakkaksid Taanit kristjaniseerima. Oh ei, Taani õigusajaloolased on tulnud välja hoopis teise seisukohaga, et just probleem oli peapiiskopis endas, et selleks, et ta oleks väärikas peapiiskop, on tal vaja alluvaid piiskoppe. Kas ei teki nagu paralleel Riiaga? Ja nüüd, kuhu ma nagu jõuda tahan? Mis kohad need olid? Kõik 3 olid tuntud viikingiaegsed kaubalinnad. Ja mis veel huvitavam? Riibes ja Schleswigis oli ammu varasem kirik olemas. Aarhusi kohta lihtsalt andmed puuduvad.
Ja siin on ka rekonstruktsioon Riibest. See oli nüüd üks praeguseks umbes 10 aastat tagasi praeguse Riibe toomkiriku lõunaküljelt. Seal oli üks tuleõnnetus ja maja hävis ja siis oli muidugi arheoloogidel võimalus seal kaevamisi teha ja leiti üles selle kõige esimese kiriku asukoht. Seal oli ka surnuaed dateeritud 9. sajandisse ja siis sealt samast kohast tulid nagu välja järgmised kihid, nii et seal on olnud üksjagu neid kirikuid. Aga kõik siis seal samas kohas. Ja kui te nagu vaatate, et kuidas see suhestub asulaga, paganlikud matusekohad ja siis see sakraalehitus natukene eemal. Aga tuletan veel meelde, et Taani ei ole ristiusustatud. Nüüd siis jõuame Lihula juurde. Ma loodan, et te näete sinna tahapoole sellel kaardil seda sinist joont. See on nüüd siis rekonstruktsioon, kus oli vesi siis circa 1200. Ja siit on ka näha Saastna, mis praegu on poolsaar, oli saar. Ja vesi on suhteliselt lähedal Lihulale. Tegelikult tuleks arvestada, et ilmselt ta on olnud veelgi lähemal, arvestades just ka jõe asukohta. Ja kui nüüd Lihulat on ju kaevatud, Mati Mandel on seal teinud suurepärast tööd ja avaldanud mitmeid publikatsioone, siis dateeringuks Lihula linnuse dateeringuks on siis 11-12 sajand. Ja kui me vaatame ka neid asulakohti, unustame ära selle kloostriküla ja kirikuküla, mis nagu markeerib siis hilisemaid külasid ja näitab hästi seda veepiiri, siis need varasemad on muinasaegsed. Ja see asukoht just on üsna eripärane ka seetõttu, et seal ristuvad teed, mis tuleb Põhja-Eestist, suundub Riia poole, samas ka Saaremaa poole. Et see on nagu suurepärane, kus meil on ühtpidi siis jääb ta nagu meresõidutee äärde ja teisalt siis kohtub oluliste maateedega. Panes nüüd laiemasse konteksti. Andi Selart tõi välja oma ettekandes, et me ei saa käsitleda Eestit ühtsena, vaid Lõuna-Eesti pigem siis rohkem seotud Novgorodi, Pihkva, Venemaaga ja teisalt Lääne-Eesti, mis on siis ilmselgelt seotud Skandinaaviaga. Nimed räägivad juba enda eest. Me võtame seda nii loomulikult, et see saksakeelne viik, et see on Läänemaa nimetus olnud, aga see tuleb ju skandinaaviakeelsest viik, mis tänapäeval tähendab lahte. Kui me ka vaatame varasemat konteksti, siis näiteks Oslo fjord, mis on hiiglaslik, see oli ka viik Skandinaavia saagades. Ja kui me ka selle kaardi peal, te näete neid niisuguseid ka Lihula juures sealt heledamaid laike ja vaadake ülevalt Haapsalu poole, ka seal te näete, et see tume ja heleroheline vaheldub, siis kogu see Ridala kant on tegelikult arhipelaag. Ja seda on kogu Lääne-Eesti rannika laiemalt. See tähendab, et kogu tollaegne pilt, kui viikingilaevadelt tulla, oli hoopis teissugune, kui meie oleme tänapäeval sellega harjunud. See nimi on skandinaavlaste poolt antud ja see on juurdunud. Nii kõvasti juurdunud, et Henriku kroonikas nimetatakse ridalasi on kas Rotalia või paralleelnimetus Roteleviik. See tähendab, et siin ka on esimene sõnapool on see Ridalale viitav, aga et tõepoolest Ridala enda rannik oli ka nagu niisugune väike arhipelaag. Nende nimede kaudu
on juba selge, et missugusest kultuuriareaalist me räägime, eks. Nüüd paneks veel laiemasse konteksti, kust kulgesid veeteed. Ja kui siit ennem ka käis nagu läbi, et meil nagu 12. sajandi kohta ei ole nagu päris selgust, et mismoodi toimusid ka tegelikult Skandinaavia ja Vene suhted, siis tegelikult abieluliste lepingute kaudu, mis olid ju siis Rootsi valitseja tütre ja Novgorodi vürsti vahel, on pigem just see, et on nagu märgata, et siis kaubanduskontaktide tõusu. Me räägime tegelikult siin 12. sajandist. Ja meie vaatest, kui me nüüd praegult ka käsitleme Lihulat, on eriti oluline Gotland. Millegipärast me unustame selle ära. Ja Anti, kui sa ütlesid, et Lembitul oli valida, kas ta läheb Pihkvasse või Heidelbergi, no mismoodi siis nüüd? Gotland on tunduvalt lähemal kui mõni Saksamaa koht. See unustatakse kogu aeg ära. Ja kui me võtame Visby, siis on ju väga huvitav, et paralleel tekib Sigtunaga, et 1097 kirjalike allikate, kroonikate kaudu jõuab sinna. Rajatakse Olavi kirik, see on siis skandinaavlaste kirik, tegelikult rajajaks Taani kuningas ja venelaste Nikolai kirik. Ja arheoloogid on Visbys just sellest perioodist nagu siis ka välja toonud niisugust vene keraamikat, et väga hästi läheb kokku Sigtuna, mida kutsutakse 12. sajandi esimesel poolel nagu väikeseks Novgorodiks ja mõningane koopia sellest siis Visbys. See on kõik meie ümber. Ja kui te nagu vaatate neid veeteid, siis kuidas sa saad Visbist Novgorodi? Sa tuled läbi Väinamere. Ja Lihula linnus on dateeritud 11-12 sajand. Peatuks siis hetkel Visbys. See pilt on muidugi rekonstruktsioon ja ta kajastab 13. sajandi lõpusituatsiooni. Aga 13. sajandi keskel, ma algan selle peale, 1250, on Visbys 17 kirikut. Ja praeguste uuringute kohaselt, ma olen ise Gotlandiga väga kaua tegelenud, võib öelda, et meile aktuaalsel aastal 1211 on 2/3 nendest kindlalt olemas ja kivist. Ja Rootsi arheoloogid on Visbyga tegelenud päris huvitavast aspektist. Just see, et kuidas kirikud Visbys asetsevad, just niisugune kirikute topograafia ja nende arv. Ja Visby on kõige lähemal Lündile ja Schleswigile. Lünd on Taani peapiiskopkonna kõige olulisem linn ja Schleswig on kõige olulisem kaubalinn, mis on piiskopilinn. Kui teha nüüd siin hetkel peatus ja me tulime selle Lündi juurde, siis laiendaks veel seda areaali. Kes kõige rohkem sellel perioodil, ütleme siin teisel kümnendil nagu tegutseb ja kes on kõige kõrgema kaliibriga mees. See on Lündi peapiiskop Anders Suunassen. Aga ma arvan, et Eesti uurijatele on võib-olla jäänud 2 silma vahele see, mida ta teeb sel perioodil Gotlandil. Anders Suunasseni on peetud Gotlandi kroonika Kütosaaga autoriks. See on just valminud sel ajal. Ta sõlmib kokkuleppeid gotlandlaste ja Rootsi Linköpingi piiskopi vahel. See on seesama Linköpingi piiskop, kes Lihulas surma saab, kui nad rootslased siia tulevad. Tema on vahendaja. Igal sammul on näha, et ta kontrollib olukorda Gotlandil ja tegelikult määrab seal toimuvat. Ja rootslased on ka küsinud, et miks selline kirikute hulk ja topograafia tõenäoliselt taheti Visbys teha piiskopkonna keskust, kui mitte veel kõrgemat.
ja Lündi peapiiskop on seal taga. Vispi tõus linnaks, teda on mainitud, eks, Civitas Henriku kroonikas 1203. See on seotud ida ekspansiooniga. Ja kui me nüüd natuke mõtleme uuesti selle Gotlandi peale, mis areaali ta siis hõlmab, see on ju Väinameri. Sinnapoole on suunatud, eks. Ja nüüd on küsimus meie ajalookirjutuses. Meil on allikad olemas. Küsimus on see, kuidas me need konteksti paneme, kuidas me neid tõlgendame. Kas me vaatame läbi baltisakslaste prillide Riia poolt või vaatame Skandinaavia poolt, Gotlandi poolt? Need on kaks täiesti erinevat vaatepunkti. Jätan selle praegult hetkeks õhku. Nüüd on küsimus. Lihula, meil on Lihula piiskop. Kas meil on piiskop ilma kirikuta? Sest kui vaadata Henriku kroonikat, siis esimest korda piirkonnas saame rääkida risti usustamisest 1218, aga see toimus ka selline, et sõjavägi oli ridalas, jäid Hanilasse pidama ja tegelikult siis ümberkaudsete provintside juhid tulid nende juurde siis kokku. Kirikute ehitamisest saab rääkida 20. aastal, kui Rootsi sõjavägi väga esinduslikus koosseisus, kuningas, piiskop, seesama Linköpingi piiskop ja jarl, see tähendab kuninga parem käsi, kõik tulevad koos Lihulasse aastal 20. Aga kui vaadata tähelepanelikult Henrikut, siis räägitakse maakonnas tegutsemisest. Nad resideeruvad Lihulas, aga Lihula risti usustamisest või midagi taolist keegi ei räägi. Ja siin olen teile pannud nad ritta. Niisugust piiskoppide tormi ühte kohta mina Läänemere regioonis teist ei tea. Ajavahemikus. Ja veel kord nagu rõhutan, Linköpingi piiskop. Sel hetkel on Rootsis võimul Sverkerite dünastia, seal on võimuvõitlus kahe dünastia vahel, Eerikud ja Sverkerid, ja Sverkerid on väga tugevalt seotud taanlastega abielusidemete kaudu ja nende keskus, mõis ja see, kus nad on pärit, on just sealt Ida-Götamaast, mille kiriklik keskus on Linköping. Ja uuesti nagu tuletan meelde Anders Sunesseni tegevust Gotlandil, kus ta vahendab Linköpingi piiskopi ja gotlandlaste omavahelisi suhteid ja teatud määral nagu allutatakse Gotland siis Linköpingile, aga Linköpingi piiskop ei saa sealt mitte mingisugust kümnist, mis tõttu ta on väga nördinud. Aga see on puhtalt Anders Sunesseni teene. Nii et gotlandlased säilitavad iseseisvuse. Minu küsimus. Ainuke mõistlik selgitus kogu sellele asjale on, et Lihulas oli muinasaegne kristlik kaubitsemiskoht. Ja nüüd ongi uuesti see prillide küsimus. Kui me nagu vaatame baltisaksa ajalookirjutuse aspektist, siis meile tundub, et see on väga ketsarlik mõte. Kui me paneme Lihula Läänemere regiooni laiemasse konteksti, ei midagi erilist. Pigem reegel kui erand. See on tõlgendusküsimus. Ja kui me nagu vaatame, kuidas just see Lihula piiskop kohe nagu pitsat, eks, et mingisugusest ristimisest juttu ei ole ja samas Sakalasse Ugandisse ei saada kuidagi nagu piiskopi paika. Ja kui me nagu vaatame laiemalt kõiki neid linnuseid, ka mereäärseid kaubitsemiskohti, siis see nii-öelda jutumärkides piiskopide võitlus Lihula pärast näitab, et Lihula tähendus on hoopis teistsugune, kui me seda oleme ette kujutanud.
Ja suurepäraselt sobib ka kokku see, et äsja avaldatud Läänemaa muuseumi toimetistes Anton Pärn ja Madis Nõmm on tegelenud veel siis Vaksebergi kaartidega, aga seal on osa kirju jäänud välja lugemata ja nüüd see on siis tehtud. Ja see, kus on see must rist mõisa ees auringis, on siis välja loetud selle kaardi pealt, et see on varasema kiriku asukoht. Väga huvitav koht, sellepärast ta on väljaspool linnust ja tee nagu põrkub tema vastu, keerab siis ära, et praegu on Tallinna maantee. Ja Mati Mandel on ju nende uuringutega seal tegelenud ja see küla, teised külad on kõik eemal. Üks küla on linnuse juures, Muinasküla, ja see jääb selle kiriku ümber. Kui ma paneksin sellesse konteksti, et piiskop, ütleme, et kui me võtame võõrvallutaja vaatepunkti ja et ta rajab oma esimest kirikut, siis see kirik peab olema nähtav ja ta peab olema nähtav mere poolt, sest see on manifestatsioon. Ta näitab, et Lihula on kristlik keskus. See on pigem tagahoov, suunatud küla ja siis ütleme maa poole. Nii et need küsimused jäävad õhku, seda tuleb uuringud ja viimase slaidiga tahakski öelda, et nende uuringutega on peale hakatud. Septembris sai finantseeringu siis kabelite ja linnuste uuringuprojekt, mis just tegelebki 12. sajandi, 13. sajandi algusega ja nagu selle Eesti või siis Eesti rannikuga ja kaubatee Skandinaaviast Novgorodi. Ja seda projekti finantseerib siis Norra kahepoolsete suhete fond. Nii et see on nagu väga äge, et Norra on pannud õla alla selleks, et me saaksime rohkem teada oma Eesti identiteedi kohta. Sest see 12. sajand on võtmeküsimus. Aitäh, see oli minu mõtted. Aitäh Kersti Markusele, väga huvitav ettekanne. Siit me näeme, et kui palju veel on uurida meie kaugemast ajaloost. Jõuame ühe kiire küsimuse teha, kui on. Kunagi oli Eesti jagatud piiskopkondadeks ja ordumaaks. Siit tekib küsimus, et üks peaks olema nagu hingekarjane, teine sõdalane, aga siis mõlemad teostasid ühtemoodi täitevvõimu või? Eks ta kipub niimoodi olema küll. Ja minu meelest siit tulid nagu väga hästi sellest ka Mihkli ettekandest ju välja, et mida me tegelikult teame sellest kristjaniseerimisest, ristiusu vastuvõtmisest, pigem räägivad kõik need lepingud juba teistmoodi alistumisest, eks, et see on nende võimudele alistumisest. Et me peame ka ise ajaloolastena väga palju asju nagu ümber mõtlema. Aga jah, seal ei ole suurt vahet. Praegu kahjuks ei jõua küsimusi rohkem võtta. Jätame lõpupaneeli ajaks need. Veel kord suur aitäh!